Sotsiaalruumi analüüsis kaardistatakse siis ära kohad, kus noored kogunevad kõige rohkem ja mis võimalused neil seal sees kohas on, seal keskkonnas siis. Et näiteks mis noortekeskused, mis vaba aja veetmise võimalused, palliplatsid, palliväljakud, et mänguväljakud, kõik sellised siis vaba aja veetmise võimaluse kohad. Näiteks Pärnu näitel meil on kesklinn, meil on 3 kaubanduskeskust ümber või keskuses, lisaks bussijaam, kus noored viibivad. Ja siis me vaatamegi, mis seal ümber veel on, mis võimalusi veel nagu linn pakub noortele. Kui mobiilsed noorsootöötajad jõuavad uude piirkonda, siis nad alati jälgivad noorte käitumist, seda keskkonda, kus nad viibivad ja kui ma nendele lähenema hakkan, siis võib-olla seda, et milline on nende hoiak. Ruum mõjutab noorte käitumist väga palju, et kui ruum on rahulik, keskkond on okei, siis noored on ise ka avatumad ja võib-olla jutukamad, aga kui näiteks on see keskkond vaenulik ja seal ruumis on mingid piirid, reeglid, siis noored ei tunne ennast turvaliselt. Neile meeldib olla erinevates kohtades, kus just ei ole selliseid mustvalgeid reegleid, nagu näiteks on noortekeskuses, et nad saaksid olla nemad ise ja et nad ei peaks olema siis nii-öelda reeglites kinni. Mobiilsed noorsootöötajad, kui nad lähevad avalikku ruumi noortega kontakti looma, siis nad esmalt kõnetavad neid, küsivad, et tere, kas me oleme teiega varem rääkinud? Ja kui noored ütlevad, et jah, et olete küll, siis see kontakt on selline soe, pehme ja mobiilsed noorsootöötajad saavad siis noorega kontakti luua. Mobiilsed noorsootöötajad ei tule selle mõttega avalikku ruumi, et ennast peale suruda, vaid pigem just pakuvad noortele võimalust, et noored saaksid rääkida kellegagi, kes on usaldav täiskasvanu. Ilmselgelt siis, kui nad ootavad meid avalikku ruumi, et kirjutavad sotsiaalmeediasse, küsivad, kus me oleme, mis kell me jõuame, kui tulevad ja kallistavad meid, teretavad, tahavad hiljem ka kontakti otsida veel, luua, võtavad osa meie tegevustest. Küsida noortelt sisendit selles mõttes, et nad ise ütlevad, mis on nende huvid ja soovid ja vajadused, et meie ei lenda mobiilsete noorsootöötajatena oma tegevustega neile peale, et kuulge, teeme seda, et kõik ikkagi sisend tuleb noortelt endilt. Noorsootöötajad on väga paindlikud ja tähelepanelikud, et kui näiteks noortegrupp on iga noortegrupp on erinev ja seetõttu peab ka noorsootöötaja kohandama ennast, et vastava grupiga siis kontakti luua või neid kõnetada.